Tere, Põltsamaa Jahisarve ansambel. Tere! Tere! Teil on 10. juubeliaasta nüüd, et kus see albumi idee sai alguse? Sai alguse Tõnise saunast. See ei ole nali. Me aeg-ajalt koguneme seal ja siis tuli jutuks ka sellise plaadi tegemine. Kuidas see on? Kuidas sa nimetad seda Kesk-Eesti? Tagala ja logistikakeskus. Seal me harjutame, teeme proovi, jagame mõtteid. 1 aasta, 1 kuu. Oli tehniline töö, jah. Kaua pidime ära olema, jah? No ikka keeruline. Kõik see kamp kokku saada ja stuudiol oleks aeg ja igal ühel on enda tegemised, oma pered, väiksed lapsed, nii et ega see oli ikka päris raske. See pillimängu vorm ikka ka, et ega me oleme ju kõik juba selles eas, et enam ei tule une pealt kõik asi välja. Peast ei oska öelda, need oli nimi. Peast mõne loo näiteks. Palju lugusid kokku oli? 40. Holsteineri Ratsamarss oli looduses salvestatud. Aga see loodus seisnes ka selles, et me lihtsalt läksime toast õue. Me võtsime mikrofonid kaasa ja... Ei sõitnud metsa spetsiaalselt. No üldiselt meil tuleb kõik hästi välja. Keskmiselt 7 korda üks lugu. Mängisime 3 korda ära, läksime kuulasime variante, siis vaatasime, et oli hea, mängisime uuesti. Ja see on nagu see plaat, kus on nagu need parimad variandid 7-st, et võime anda ülejäänud materjali, musta materjali plaadi ka välja, kui kõrvutada. Vist paar lugu oli ainult niimoodi, et kohe korraga. Tegime jah niimoodi. Jah, metskits tabatud ja... Ma ütlen, kõige kihvtim oli see, jäi meelde, et meil oli teisel korrusel lindistamise koht, siis me alati käisime kuulamas, üle kuulamas all. Kõige paremad variandid tulid need, kui me pidime nagu teisele korrusele kõndima ja siis see võttis natukene hingeldama meid vanu inimesi. Ja siis nagu kuidagi selle hingeldamise ja sellise ärevus olemise pealt tuli kõige paremad versioonid alati välja. Vaata, mõnes mõttes me kordame ajalugu praegu, et see, nagu siin Anti Levand andis ju tegelikult materjali üle, siis ongi iga 20 aasta tagant on nüüd valminud Eestis üks plaat või helikandja, kus on Jahisarve muusikat peal. Ja tegelikult esimene LP, mis oli 79 või midagi taolist sellisel aastal, et kus oli esimesed 4 signaali pluss nii-öelda loomahääled. Siis oli 97 aasta, kui tuli kassett, kus tegelikult juba praktiliselt kõik ulukite signaalid peal. Kasseti peal oli väga palju erinevat materjali, seal oli Ramm laulis ja Kukerpill mängis ja oli selline kena kokteil. Nüüd 20 aastat hiljem tuli plaat välja, mis on tegelikult kontseptsioonid mõnes mõttes natukene sama. Aga et välja selle erinevusega, et meil on nii-öelda puhtalt sooloplaat ja meil on puhtalt 4-sarvelise ansambli plaat. Lisaks ka veel tegelikult loomahääled. Et mõnes mõttes on kihvt aja nagu jada tekkinud, et 20, et Jahisarve mingisuguse materjali lindistamiseks. Et 50 aasta pärast ma ei tea, kui oleme 50 aastased siuksed, et saame veel ühe plaadi teha kunagi. Ja nii ka oodake. Me oleme kõik õppinud trompetit kunagi lastemuusikakoolis või kuskil orkestris ja kui see on sellega need aastaid tegelenud, siis Jahisarve ei ole väga suur kunst. Mina olen alates 84. aastast. 34. Ma arvan, et ma olen mingist 91. või 2. nimed, ma ei mäleta ju täpselt. Laste muusikakooli siis, kui ema käskis minna, siis olid ala mingi 2. klassi või 3. klassi õpilane ja siis pidid minema ja sealt alates tegelikult me oleme põhimõtteliselt 3 kõik niimoodi. Peep on veel puhta Põltsamaa muusikakooli poiss, et kohalik. Sama siin, ema käskis minna. Jah. Mina olen 1974. aastast alates Põltsamaa linnaorkestris, keskelorkestris tolleaegsest piljakad mängida. Kuskilt 91-2. Vaata kui tore, et ema käskis minna. Ema on nüüd kindlasti nii uhke, et vaata, kus poisid mängivad Jahisarve värk. Muusikaaharidussüsteemis sa Jahisarve signaalidega ei puutu tõenäoliselt ühtegi korda kokku. Kui sa võid ka laste muusikakoolist kuni muusikaakadeemia magistratuurina välja minna, siis see, et sulle keegi kuskil kursuses või tunnis ütleb seda, et nii sõbrad, nüüd on Jahisarve signaalide mängimise koht, et ega seda ei ole. Et see kunst tuleb kõik tegelikult läbi sõpruskonna või läbi hobi, et kas sa oled jahimees või sa oled jahimehe sõber, siis sa nagu selle maailmaga puutud kokku, aga
või nii-öelda kui sult kutsutakse kuskile mängule, näiteks et oled professionaalne pillimees ja ühel hetkel on vaja jahisarve signaali kuskil jahis puhuda, siis seal professionaalse pillimehena on see sulle suhteliselt nii-öelda lihtne ülesanne, et võtta nii-öelda jahisarv ja mängida see signaalselt noodist ära. Aga see, et nii-öelda kus sa seda õppida saad või et millal, ma ei tea, mis muusikakooli aastal sa hakkasid nii-öelda jahisarve signaal õppima, see küsimus ei toimi veel. Minule ütles Tõnis. Tõnise kaudu ma sain teada, et selline žanr on olemas. Ma olin juba ikkagi ligi 30 aastat pilli mänginud, siis saime Tõnisega tuttavaks ja siis ta andis jahisarve mulle õppi mängida. Oi, seda materjali on väga palju. Ja saab juurde luua lõputult. Jahi algus kindlasti. Meil on Põltsamaal Georg Eino, Milane trompeti õpetaja. Ja tema on meil väga hea abiline olnud, tema sulest tuleb kõike. Kuidas tuleb, kas klaveri taga päeval või öösel enne võinumist või kuidas kellelgi vaim tuleb? Eesti signaalide autor on, enamus signaalide autor on Abi Seider, kui vana ja kuulus trompetimängija. Ja tema on võtnud tegelikult selle ainestiku ikkagi oma jahimehe karjäärist. Oli jahimees ja käis hästi palju metsas ja looduses ja tema kirjutas need jahisignaalid ikkagi, ta on ise ka seda öelnud, et Eesti jahisignaalide aluseks on Eesti rahvamuusika, nii-öelda rütmi ja sellise kujundlikkusega. Et võib-olla sellepärast on nagu päris palju signaalides sarnasust, et võrdled Lääne-Euroopa signaalid, mis on hästi nagu erineva karakteristikaga. Eino on teinud tänapäeva igasuguseid huvitavaid lugusid sarveansamblile, aga nii-öelda see jahisarve muusika või see signaalide kultuur on ikkagi tulnud juba tõenäoliselt kuskil 50-ndates, 60-ndates. Et kui ta oli juba viljakas pillimees ja oli juba tõenäoliselt kogenud jahimees ja ühel hetkel jahil käies tekkis ka küsimus, et miks ei ole Eesti jahisignaale. Ja siis tema hakkas tõenäoliselt neid tegema ja kirjutama ja täna me siiamaani mängime neid. Et mõnes mõttes on nende signaalide ajalugu pool sajandit vähemalt. Kui vaja. Abi. Ja regulaarselt kokkusaamist ei ole. Kui tuleb kuskile mingi kutse, istume läbi, kas saame, tuleme kokku, vaatame uut materjali, teeme ära selle mängu. On ikka niimoodi, et me saame kokku siis, kui on vajaduspõhiselt, et tavaliselt on ikkagi mingisugune kas pillimäng vaja kuskil ära teha või on meie mõistes natukene pakutud tööd kuhugi, et tulge jahti ja või tulge üritust ilmestama või me oleme samast, et Põltsamaa lossis päris sagedad jahisarve ansambliga esinejad. Ei, praegu küll ei ole. Esimene asi nüüd natukene hoogu maha võtta ja pidada plaani. Alati saab meie käest. Saab meie käest, saab Põltsamaa muuseumist, Lossihoovist, saab Põltsamaa jahisirtist hakkab saama ja rahvaraamatust. jahimees.põltsamaa@gmail.com Oova, Põltsamaa. Et sealt saab, jah. Ja ei, ma usun, et Eesti Jahimeeste Seltsi majas hakkab olema.